külma närvi ja jääge meiega. Marikvar, ossa, oi mine pers! Viska kinni minema. Volgi viimane jalg. Volgi viimane jalg. Naljakat on lollapead. Muidugi ei ole midagi. Nüüd on naljakas. Ei ole ausalt. Me saime noavalt, me võime varba ära. Vabandust. Ma ei üldse. Mis ei joo siis? Väga hea ju. Aga võtke ära, enne kui ümber kukub, ise räägid, et ümber kukub. Võta ära siis enne kui ümber kukub. Volk sai niigi haavata juba. Ma ei räägi sulle enam lihtsast. Peeter, ma tein nimelt, vabandan. Ma tean, et sa nimelt ei teinud, aga ikka on valus. Mis oli sinu jaoks kõige positiivsem asi selle nädala jooksul? Sõprus. Kui ma siia saabusin, siis mul hakkas just atakk, haiguse atakk ja ma praktiliselt ei liikunud. Aga ja sattudes sellisesse situatsiooni, kus peab kõik ise tegema ja nii. Ma ei olnud võimeline mitte midagi ise tegema. Ma ei olnud võimeline isegi oma nõusid pesema. Muuseas, mul ei olnud nõusidki. Aga mulle organiseeriti nõud, neid pesti, neid mind talutati ja ühesõnaga see oli ilus. Ja et sa siit saad lahkuda sirgema seljaga. Ja püsti jalu. Jah. Meil on täpselt teada, kuidas edasi. Võime näha tuo üle anda. Kõvasti. Voodid on korda tehtud ja laga on ära koristatud. Ja need asjad on kokku pandud, mida me kasutasime. Kohe saame teada, mis nendega edasi tuleb teha. Väike tuli veel all ja mulle täna õudselt sümpatiseeris see, kui hommikul, kui ma olin arvestanud 50 krooniga, sain tunduvalt vähem, sellepärast, et elekter ja mingi maamakse, mis asi võeti maha. See oli kuidagi nii armas. Selles mõttes, et sellega tõmmati ikka täielik vesi peale. Teeme sümboolse. Tuli on kustunud ja... Asfalt näi. Город асфальтистов. G-tähega. Anna signaali. Põle. Põle. Ei ole. Põle, see on halb. Ei tea, Oma rutiin. Kas Tallinna kõrghooned on juba ära pimestatud? Ei, meeldivad. Võimas lind. Võimas lind. See on võimas. Tohib, ma lähen sinna selle bussi taha ja hingan seal seda linnalõhna kohe. Ja muidugi See või. on täielik hämming praegu. Meid tabas hämming. Tere tulemast Tallinna. Tervis. Eesti Vabariigi pealinna. Saabus võimas rühm. Magutše ja kutše. Nagu Vene ajal oleks sattunud välismaale. Selline tunne. Peeter, lähen. Kurat, meil seal maas. Kus ka? Peetri kõrval. Kohe nüüd, noh. Et selkud vahtima, kurat. Ei, ma vaatasin, mis kanalid on. Kõigepealt selgitatakse välja, mida süüakse. No näed, mis sul on ees. See on kõik või?
mina võtsin maja veini valgeks, see on täitsa väga... mina tahan punast. Ei ole kõik praegu. Punast 300 krooni on pudel, noh. Kohe ütlen. jah, sellest sõltub ju vein. See on vorsti, sa paned... sul ei ole vorsti. Sa ei näe, kurat, see värvime, vorst on see, roosa. Seafilee. Seafilee, selge. maja vein punane pudel, jah. Mis te jamate majavein? No mis see maja vein viga on, vaata. väga hea vein. Üle küll. see korralik vein, eks? Muidugi. Hea venn. See või? Jakobs Creek, jah. Austraalia. Jah. No miks Austraalia? Ei taha Austraalia. See ei ole üldse oluline. ei, muidugi ei ole. kapteni viin, ma ei ole kunagi ennem joonat seda. ei lähe, see pole aus. paneme selle, saad aru? Jaa. kell on 4, kurat. Tegelikult üksi elaks selle rahaga palju paremini ära. Kambaga. Ai. Mis aasta Navarras on? Ei tea. Mine peed, ära jama. Peast ei oska öelda, võin järgi küsida. mis on? Kust vein pärit on? Mis piir? enne minutit ei tohi vastust öelda. See on absoluutselt halb stiil. Mine nüüd, korgi maitset ei ole. Korkis on nuusud ja minut aega sa tunned maitset. Teada veinist midagi, ta jääb viin. Loll. Ja üldse viin. Saarel ei ole. Kallid Jürgensonid, nüüd me oleme siis seal maal, et eelkõige soovin teile head isu ja soovin, et siin laua taga ja väikse pokaali taga leiaksite aega meenutusteks, mida see nädal teile siis õieti tähendas, mis oli selles meeldivat, mis oli naljakat. Andke oma meenutuste tiivad valla. Räägi vahepeal päris häälega ka. et päriselus mees on kohi tenor. Aga mängib seda. Kogu aeg selline hästi põder. Mis te jamate, vennad? Mis nendes makaronides siis head oli? Kas ainult see värske õhk ja see lõkke? Tead, see oli nii hea. Ma ei ole ka söönud kalaga niimoodi, tähendab niimoodi. Ja tead, mis on söögi puhul ikka tähtis, et ta ei oleks siuke anonüümne reis. Automaatselt üks siin. Assa! Oi, plaan! See on vägev. ai, kurat, jah. Assa! Jõuluhommikutoit. Assa! Jaa! Tõsta ka ole. Mis see on? Noh, see on see. Vaata, kui ta on tehtud niiviisi otse meile ja kurat veel Jürgenson tegi, see on hoopis teine asi kui see, et virutad sinnale kurat mingit punast kala siis. Päris see punase kala, et mul ei lähe ka. Kurat viin hakkas vist läheb. Ma kuulen ka, et sa räägid sihukese lamba juttu. Arvata või? Ega siit midagi paremat loota ei ole. Siuki tama on või? On küll huumoririkas. Eks see pilt oli küllaltki kurb, see õu, kui me saabusime, see oli pikka mingid maltsa täis ja siis sai mindud vikati järgi ja... kuule, ülem. Meil on niisugune ettepanek, et... Kutsu kokku laagri juhatus ja teeme sellise koosoleku, kus me paneme paika sisekorra eeskirjad. Hallo! Hallo, 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 hallo! Hallo, kes veel puudu on? Kõik peavad aktsepteerima. Et Oja Vetsil, kus... Vaheaeg 15 minutit, istung jätkub 17.15. Et kui meil alguses öeldi, et on siuke nagu, et tuleb lihtsalt ära elada, siis ma vaatasin, et tuleb ikkagi üle elada, et tundus üsna siuke kole koht, kurat. Leib on, kartul on, nüüd saab põed kurra kukurais. Oi, põe. Süüa taha. teisipäevist hakkas see niisugune see Minul hakkas haiguse vimm. realiteet hakkas peale. Kus see Ussar on siis?
Ossar! Ossar! Ole. No meil on plaanis siin täna suuremad ettevõtmised. Maja värvida ära. Katuse jätame täna veel pooleli, täna vist ei jõua. Pimedaks läheb enne. Ja... Ossar! Hakkas realiteet peale ja see pühapäev, kus me nüüd täna oleme väljas, see tundus, minule tundus küll küllaltki kauge ja niisugune, ütleme, kättesaamatu, olematu oma kättesaamatu suurusena, et noh, ütleme niisugune teisipäeval oli niisugune kassikapäev minul küll. Maadi võin siin lähtse saada. Me toome väikest erevust teie kiiresse elurütmi. Ja äkki annetate meile natukene, meil ei ole üldse raha. No aga muusika käib, kuidas No jah, me mängimegi, me niisama ei taha. Ega me kõik Tulime tööle siia. Ma räägin üldse sellistest kohtadest, et see kardisõitja isa võiks vaeva näha ja et teha nii, et ka Lehtses oleks mingid, ma mõtlen just sellistes kohtades oleks kino ja kõik see värk oleks olemas, eks seda ma räägin. Et nad on selle raudselt ära teeninud, seda ma tahan öelda. Kindlasti, no igasugused mehhanismid, ma arvan, et leitakse see kõige õigem, aga lähme siis kolmapäeva juurde, mis siis? Mis oli muidugi kolmanda päeva tõeline niisugune plörakas minu meelest. Ma arvan, et mu kaaslased ei ole muga vastumeelt, kui ma ütlen, et täielik häving oli see anekdootide võistlus, mis oli kolmandal päeval korraldatud. Ärge seda üldse näidake. Läheb leti juurde, et anna mulle üks kõva laks. Kaupmees kutsub oma proua ka ja kahekesi üks jurakar võiskab vanamesel korpusest välja. Töödab püsti ja raputad, ütleb, kurat, kas me sellist Eestit tahtsime. A praegu mõtlesin. Väga hea. Kõige parem kohe, kindlalt. Kuule, ma räägin lõpuks ühe. Sul on täis kõik. Ja on täis. Ma parandan ennast. Mis üle see kõva laks? Kõva laks. See oli see, et üks naine sõidab... Naine sõidab siia kanti kuhugi. Kus pidi olema ettekuulutaja. Kolmapäeval oli meil üks külaline, jah. Ja küllaltki ootame, me ei saanud arugi isegi, kuhu meid viiakse ja meid isegi Kotkasil moja ei tundnud vist sealt tee pealt ära, et kellega meil tegemist oli. Kuidagi niisugune grupi liige, et on mingi uus kaameramees võetud. Või tuuakse mingi 7 vana juurde. See, mida on ajakirjandus ja ajakirjanikud ja see, mida meiegi võib-olla seal proovisime, on katsed läheneda sellele inimesele, aga täpselt samamoodi nagu 14 aastat ei saadud seda meest metsast kätte, ei saa Eesti ajakirjandus 5 aastat teda vähemalt veel nii-öelda puule tõmmata ja teada, mis tegelikult selle mehe sees, peas ja südames toimub. Kuule, aga me lülitame kaamera korraks välja, kas sa saad öelda mingit sellist asja, mida sa nendele filmitegijatele näiteks mitte kunagi ei ütle, mida te vennaga tegite? Seda ta ei ütle sulle ka. Ja no Anne, ta on nii usaldust ära nägu hea. See Võitka jättis mulle sellise heas mõttes sellise lihtsa ja üllatavalt terve inimese mulje. Kui kaua te niimoodi olite, et ühel hetkel tekkis see mõte, et enam nagu tõesti hakkama sealt, nüüd on see vaesuse piir või nii-öelda toimetuleku piir on ületatud, nüüd on vaja varastada. Et kui kaua te enne seda mingi nii-öelda niisama olite ausalt? No ausalt tähendab, et kui oleneb kõik sellest, ütleme, palju sul tagavaraks oli korjatud, tähendab niimoodi, et aga ütleme, metsatingimustes ütleme, et alati oli see endale viga, et lasid alati viimase nulli peale, lasid välja ära või. Kellelegi haiget ka tegid ikka päris või? Ei teinud haiget kohe, jah, haiget ei teinud. No ikka tahtsid inimese moodi asjad, ikka tähendab, kõik ikka terve nahaga ära saavad, pääsevad. Jumal tänatud, et ta nii vähe kinni pidi istuma. Et sellist venda üldse, Kui ma seda juttu kuulasin, mõtlesin, et üldse polnud ausalt kinni. No ma olen enne juba mõelnud, aga kui ma kohtusin temaga, mõtlesin, et vaata, praegu on nii, et su vennas on haigemajas ravil. Et kas sa arvad, et see, et ta seal on sinu meelest õige või mitte? Kas sa mingil hetkel ise näiteks või temaga koos metsas olles arvasid, et ta... See tähendab, et õige, niimoodi enam ei ole, tähendab, et inimese, vaata, kui sa ütleme natuke tal, ütleme, nagu haigus välja õrrab, nagu lööb, eks ju, ja kui teda hoida kinnistes ruumides on, ütleme, see süveneb tegelikult see haigus. See ei ole tegelikult õige, ta ei ole, tähendab, et niimoodi keerab inimese päris tuksi või niimoodi.
positiivne elamus temaga seoses on see, et ta jättis mulle mulje, et see on inimene, kellel ei ole mitte midagi varjata. Jah. Kes on 14 aastat iseennast varjanud. Aga nüüd, kui tuli välja, siis tal ei ole teiste eest mitte midagi varjata. aga kas te riided ostsite või saite? ei, saite ikka, saime tähendab. aga kust te saite? No nööridi peal ju ripuvad. Jaa, elementaarne. Kuule, aga ütle see, et pestud ka ära, eks? Jah, pestud ka. Neljapäev oli saunapäev, mida kõik vast ootasid, see oli kiva... Ka koolis kõik. Neljapäeval käisime koolis ka, ja. No jah, meile on see muidugi raske see siin niimoodi, et ostame ise süüa ja peame tegema, sest kõik meid on valitud selle järgi ju välja, et meie käime ju restoranis söömas. Normaalses elus. Ja tegelikult eelkõnelejate ja minu vahe on selles, et kui nemad tahavad saada presidendiks, siis mina saan. Sellepärast, et mina tahaksin, et kõigil oleks võimalik restoranis söömas käia. Oi, plakat, kurat. Selle peale ei tulegi. See oli niisugune, minule väga niisugune sümpaatne kokkusaamine ja kui need lapsed, osad lapsed olid naabrilapsed, neiud ja poisid, noormehed olid meil ennem külas käinud, siis nähes neid seal rivis ja samamoodi olemas oli, minul oli väga hea ja väga hea tunne ja väga meelne. Mina ütlen teile ühte asja. Ärge tahke saada presidendiks. Tahke saada mõistlikeks inimesteks, kellel on pea otsas ja kes oskab võtta vastu õigeid otsuseid ja kellel on lahke süda. Siis oli saun ja siis peale sauna selgus, et on lihtsalt hambapastat väga palju üle inimestele. Ka palju kaasa võetud hambapastat. See oli muidugi tegi ausalt. Tõmba valgus. Käisime seal jänedal ratsutumas, Hannes läks selga, siis sina läksid selga, eks ju, ja kõik käisid hobuse seljas. Ja ütleme, et peaaegu sama head hobused kui Saksa tallis. Noor hobune. Ja siis tuli jõululaupäev. Küünal, kus on küünal? Kustutada tahaks maa. Rusikaga. Siis tulid lapsed meile külla, siis me tegime pannkooki, siis Mikko ema tegi oma mingi jogurtiga pealt kooku ilgelt ja siis Peeter Risso nägi esimest korda nii-öelda elusast peast kärjemett. Ja Jõhvikaid. Jõhvikaid ka vist? Ei. Kärjemett nägin esimest korda elus. Üldse see on väga tähtis, et Peeter Risso jõi esimest korda ka otse nii-öelda lehma seest tulnud piima, ilma vahetöötlemata ja vahet kasutada. Mul ei ole peas ühtegi traditsioonilist jõululuuletust omast ajast. Aga kui ma siin oma korda ootasin, siis mul tuli üks mõte, lõin ühe luuletuse, või ütleme pool luuletust. Et hip-hop, jõulud jälle täitsa ootamatult käes. Jumal teab, mis meid siis homme ootab ees. Mina tahaks öelda, need külalapsed, kes meil käisid, need olid niivõrd vaprad, sellised hästi toredad, et võiks need kiita, ma ei tea, lõpmatuseni. Kust need tüdrukud hästi kogu aeg seal käisid, need olid väga mõnud. Ma tahaks ka Toobi kõigi Jürgensonide terviseks, ma pooli enne ei tundnud, aga kõik väga, isegi Risso, kõik väga toredad. See oli küll südames.
meid on tänatud, aga meil on tänamata võttegruppi, kes kinkis meile sellise nädala, mis rikastas meid. Ja täname ka Raivot, kes meid välja kannatas, ma arvan, et esimene päev oli tal ikka täitsa mürki. Küll te seda ka Tere mehed! Tervist! No tere! Türa Jüri! Kuhu ta läheb siis? Plaksud tuli. Jah, tema aitäh Raivoga. Ja aitäh teile teljevaatajad. Ei, et te olete viitsinud kõik oma kõik oma pühapäevased toimetused jätta sinna paika ja vaadata... Kahvli nurka visata ja vaadata, elada meile kaasa. Tegelikult see 50 krooni päevas selles mõttes paneb mõtlema küll, ma kõigepealt mõtlesin, et mul ema isa lähevad täpselt selle rahaga. Ja kurat, see on ikka paras tegemine. Ma kujutan, et kui sa juba nagu ära harjud sellega, et siis sa muutud selliseks, nagu sa oskad seda teha parem. Aga kui esialgu, kui sa nii jääd, siis tekib ikka muresid küll. Selles mõttes, et kui sa ikka kinod, värgid, teatrid, siuksed asjad, raamatud, need põhimõtteliselt teevad üldse ära. Et see on ikka söögi raha, paksuks ei lähe. Päris julm tegelikult. Ja ma mõtlen, et tegelikult meil see igasugune, et need, kes päriselt selle rahast elavad ja enamasti vanemad inimesed, neil on kogu see arstivärk ka veel otsas. Ja see pole meil ammu enam tasuta. Siis on täitsa metsik. Et kui sa peaks nüüd tahtma endale kurat näiteks kas või hambad korda tegema, siis on ikka võimatu, sa ei saa seda teha. Selles mõttes tundus täitsa, noh, ja tõesti enne seda ma selle peal niimoodi, ma ütlesin, mis 1506, et küll saadaks hakkama. Tegelikult ei saagi sellega hakkama. Niiviisi, et mis me räägime siin Euroopa Liidust. See on ikka siin ju, ma ei tea, mis see on. India, kurat. India. Kunagi oli niisugune lugu, et nõukogude ajal küsisid KGB-šnikud minu käest, et kuule, Valk, kas sul on kunagi olnud niisugust mõtet, et Nõukogude Liidust ära putkata? Mina ütlesin neile, teate poisid, kas te olete täitsa rumalad või? Kas te tõesti arvate, et ma putkaksin ära sellisest riigist, kus iga päev nii palju pulli saab? No, et mul praegu on täpselt samasugune tunne. Nii et lõbusat uut aastat. The end. Finito. Schluss. Kaputt. Adam.